Kaua aega tagasi oli ühes sügavas metsas küla, kus elasid pisikesed olevused. Nad hüüdsid ennast smurfideks. Nemad olid head. Siis oli veel kurivõlur Gargamel. Tema oli halb. Ma vihkan smurfe. Ma saan su kätte. Saan teid kõiki kätte, kui see jääks ka minu viimaseks teoks. Ma saan su kätte. Ma leian teie küla üles. Te veel kahetsete. Mets on ikka samal kohal ja kui te veel kuuletate, siis võite kuulda Gargameli märatsemist. Kui te olete head, võite vilksemisi näha ka smurfe. Kobakäpp? Oi, no kuule, Kobakäpp. Miks kõik siin niimoodi molutavad? See uus aiatäine väga smurfilik välja osavõneb. Tõesti, kõik smurfid muudkui smurfivad tööd teha, papa smurf. Ai, Kobakäpp. No või vähemasti peaaegu kõik smurfid. Kobakäpp, viska see nüüd käest. Olgu peale, Jõnn. Kuule, Kobakäpp, sa mine õige veel kive toome ja las viini kaua vasardame ise, eks? Teeme nii, papa smurf. Tulen silmapilt koos kividega tagasi. Siin küll kive pole. Seal ka mitte. Seal ka pole. Ja seal ka pole. Sa vahi! On siin alles hunnik kive. Need näevad nati imelikud välja, aga peaksid kõlbama küll. Kui alandav. Oleme päev otsa smurfi jahilanud, aga pole veel ühtegi silinahke kätte saanud. Tundub, et õhtuksin jälle ohad ja kapsasupp. Kui ainult meie õnne vahelduseks pöörduks ja midagi head juhtuks. Mis see siis on? Asriel! Teemant! Siin on veel üks ja siin ka veel. Keegi vist pilas need kogemata maha. See tähendab, et need on kusagil veel ja palju. Tule nüüd, Asriel, hakka otsima. Meie õnnetund on tulnud. Ahoi, smurfid! Ma tõin teile kõvasti kive. Mis kivid need veel sellised on? On need alles kahvatud. Ega need haiged pole? No, kivid nagu kivid ikka, õigus. Las mina smurfin seda. See muutus tolmuks. Kobakäpp, need kivid on ju kasutud. Täpselt nii. Smurfin need tagasi, kus ta need said ja too meile korralikke kive. Oskan mina alles kõike vussi ajada. Enam pole kuskil teemante näha, Asriel. Asriel, aita mulle siit otsida. Ega teemandid siis taevast alla ei saa. Smurf! Nende, kes teemandid ongi. Kätte sain. Appi! Papa smurf! Tasa. Appi! Papa smurf! Kuulake. Smurf Kobakäpp on ära ruttu metsa. Nii, smurfike. Pillasid oma aarde maha. Mis aarde? Ma viskasin lihtsalt mingeid vanu kive ära. Vanu kive? Räägi, smurf, kus neid vanu kive veel on? Muidugi, terve hunnik, sealpool. Teie külas, eks? Ei, mitte külas. Mul ära küll valetas, igavene Gargamel. Pane see smurf kohe käest ära. Pane smurf Asriel, püüa kinni. Valmis olla, smurfid. Tuld!
igavesed paharetid sellised. Küll ma teile alles näitan. Saite nüüd. Ja veel ma viskasin just kõik teemandid minema. Oi! Kuhu nad kadusid? Ma pean need teemandid endale saama. Ja saangi. Ja siis, kui ma nad oma plaanid häide viin, annavad smurfid need hea meelega mulle. Ära siis unusta, poriseja, et papa Smurfil on palju kive vaja. Nii et hoia silmad lahti. Vaata, kuhu kivi alla midagi maetud on. Pisike nali selline. Ma vihkan pisukese nalju. Aga lõkse vihkan ma veelgi rohkem. Sellepärast papa Smurf räägibki, et ta oleb alati ette vaadata ja... Oi! Appi! Appi! Gargamel! Palun ärge kartke. Ma palun väga vabandust. Vabandust! Ma arvasin, et kõik võtted vastikud vanad läksud ära koristanud. Mõni vaene smurf tuleb niiviisi viga saada. Nägemist. Kena päeva jätku. Kogu see vastik ime ilus. Nimalust tekitab mulle lööbe. Tule, Asriel. Peame nüüd oma järgmise hea teo ette valmistama. See vesiliivaup püüab kindlasti minu jaoks paar smurfi kinni. Appi! Oi, Gargamel! Teid on vaesekisi küll. Mis hirmus lugu. Ma päästan teid kohe ära. Gargamel, sa päästsid meie elu. Mis sa nüüd? Milleks siis sõbrad on? Aga Gargamel, sa pole kunagi varem meie sõber olnud. Just, sa oled alati üks igavene vastik vana võlur olnud. Jaa, aga ma olen õppust võtnud. Ja ma pole enam vastik. Tore on. Keksige nüüd oma külla tagasi ja rääkige papa teeman, tähendab, papa Smurfile häid uudiseid. Papa Smurf, arva ära, kes meile külla tuleb. Gargamel ja Asriel! Kõik on korras, me tõime nad siia. Me kukkusime auku ja Gargamel päästis meid ära. Minu ja poriseja päästis ta ka ära. Ma olen nagu uuesti sündinud, papa Smurf. Smurf, võtku. Papa Smurf, halaste mu peale. Sa ei tea, kui üksidele ma olen olnud. Pidevalt teiesuguste toredades smurfidega kakeldes. Täiesti ilma sõpradeta. Elame rahumeelesse, vennad. Topelt Smurf, võtku. Aga papa Smurf... Me peaksime talle vähemalt võimaluse andma. Ma tänan sind, vend Iluedi. Mis oleks, kui me kannaks kõik need puud teie külla? Siis saaksime kõik koos see vajakut juttu ajada. Ei, me oleme juba piisavat juttu ajanud. Tulge nüüd, smurfid, meie lahkume. Aga papa Smurf... Ta tundub nii siiras. Nägemiseni, Gargamel. Nägemist. Kui nemad neid teemantideni ei vii, sunnin ma neid teemante mulle tooma. Tere, kist sõbrake? Jesper, vabandust, härra Gargamel, aga papa Smurf ütleb, et me ei tohiks sinuga rääkida. Aga mul oleks lihtsalt ühte tillukest sõbrateenet vaja. Nii? Jaa, ma tahaksin laenata nimelt neid kive, mis teie külas on. Minugi poolest. Ma võin sulle terve vankri täies puhtida. Tõesti või? Oi, ma tänan. Olen kohe tagasi. Loodetavasti jõuab ta varsti tagasi. Ma ei suuda enam kaua tore olla. Härra Gargamel, ma tõin sulle kive. Imetore. Siia poole. Asriel, saingi hakkama. Olen rikas. Ja selle tähistamiseks võid sa selle smurfi endale saada. Siin need ongi. Las ma vaatan. Sügavne tatine smurf. Need on ju lihtsalt kivid. Aga te ütlesite... Pole midagi kobaga. Lõpuks sain aru, mida Gargamel jahib.
Neid teemante, mida sa smurfisid. mis teemante? mis need teemandid on, papa Smurf? Need ja need on inimeste jaoks väga väärtuslikud. See niinimetatud sõber kasutas sinu lahkust ära. Tulge, mu smurfikesed, oleme selle võluriga nüüd lõpetanud. Oodake, ma annan teile vastutasuks need kenad helmed. Ja siis veel need nipsasekesed ja uhiued käevõrud. Ei lähe läbi, Gargamel. Aga papa Smurf, mul oleks uut peeglit vaja. ja mina tahaksin jupikese seda smurfilikku paela. ja neid helmeid võib ka vaja minna. Olgu, kohtume homme keskpäeval jõe ääres. Ja siis, kui te mulle kõik teemandid annate, saate enda tasu ka. siin on kõik teemandid, härra Gargamel. Ja töötage kohale, mu kaunikesed. Nii, ja nüüd on teie tasukord. see on ju tühi. Enam mitte. aidake! Ma kartsin, et nii võib juhtuda. Ma valmistusin ette. Võimas maagia, smurfimoloitsu. Seest pole mingit tolku, papa Smurf, hiljaks jäid. Võimas maagia, smurfimoloitsu, kuula mind ja kõik saab korda. Lõpuks ometi oleme rikkad, Asriel. Mina sellest nii kindel poleks, Gargamel. Smurfid. Aga kus mu teemandid siis on? Teises kotis, tänu kiirele võluvahetusele. Oh ei! Papa Smurf, anna andeks, et me kuulasime seda vastikut võlurit ja mitte sind. Aga mõnda aega tundus ta täitsa tore. See lihtsalt kinnitab seda, et mõnda inimest ei või ikka üldse usaldada. Täpselt nii, papa Smurf. Teisisõnu, ärge võõrastelt ega võõrastelt võluritelt kommi smurfige. Või nagu ma pidevalt kordan, hoiduge võluritest lambanahas. Mis see küll olla võib? Ka minema! Ema! Gargamel, ma ju käskisin sul sellest jubedast kirbukotist lahti saada. Sa ju tead, et ma jälestan kasse. Aga ema, ma... Ja kuidas nende väikeste jäledate smurfidega lood on? Oled nad juba kätte saanud? No, ma... No muidugi mitte. Ilma minuta ei saa sa millegagi hakkama. Ma pean lihtsalt leidma mõne nende nõrga koha, mis sul siiani märkamata on jäänud. Vaatame siis. Smurfid ei kasuta raha. Nad jagavad kõike õiglaselt. Ai! Mõnel taolisel paharetinirul on kindlasti väike ahnus südames. Õigus? Õigus, ema. Õnneks on mul parim smurfipüüdmisvahend olemas. Siin see ongi. Noh, Gargi, teeme nüüd nii, nagu sa väikese hillikukuna tegid. Asu nüüd smurfide poole teele, lahku, et otsida neis mõnd ahnuse tahku. Nüüd hakkab nalja saama ja smurfe ka. Vara üles hiljavoodi, tekitab smurfis koogisoovi. See on kõige smurfim lõhn, mida ma kunagi nuusutanud olen. Kust see siia sai? Oh sa, see olen ju mina. See on nämmu. Küll need alles teistele meeldiksid.
Miks peaks seda kõike teistega jagama? Kes sina oled? Mina olen sinu tegelik minavennas. Kui sul vähegi aru peas on, hoiad need majustused endale. Aga smurfid ju jagavad alati kõike. Sellise mõtlemisega sa kaugele ei jõua. Mis saab siis, kui suur pauk tuleb? Mida sa siis sööma hakkad? Sul on õigus, hea mõte. Ma panen smurfi natuke mustadeks päevadeks. Minu oskused polegi roosti läinud. Mis see küll on? Midagi njämmad. See lõhn tuleb söödiku majast. 302, 303, 300. Küll need näevad alles maitsvad välja. Veel sõna söödik, anna teek meile ka. Aga palun, Jõnn. Oota nüüd, võta maistust pähe. Kui neile kas või ühe annad, tahavad nad kõiki sinu maiustusi endale. Ei, oodake. Ma mõtlesin ümber. Oi, aga need lõhnavad ju nii hästi. Jaa, kas me natuke proovida ei või? No, Miks peaks neile midagi niisama andma? just. Miks peaks teile midagi niisama andma? Jesver, söödik on järsku täitsa ahneks läinud. Ta ei taha meile midagi niisama anda, aga meil pole ju midagi vastu anda. See pole kaugeltki mitte tõsi. Näe, söödik, ma annan sulle ühe selle maiustuse eest terve potitäie smurfikaid. Naeruväärt. Küsi midagi väärtuslikumat, näiteks tema pilli. Aga kas sa oma pilli annaksid mulle? Oma pilli? Aga minu pill on ju minu oma. Ilma pillita jääb kaup katki. Olgu. Säh, võta. Üks mulle ja üks sulle. Njämma! Nägid, kui lihtsalt see käib? Jaa, nagu käkitegu. Kuule aga minu nõu ja sa saad rikkaks. Sa näeb just siin ma tahtsingi näha. Mul oleks vajuks katusauk ära parandada ja... Vabandust, papa Smurf, aga ma müün kõik oma tööriistad söödikule 2 kuldse maiustuse eest. Kuldse maiustuse? Ma pean selgusele jõudma, mis siin toimub. Järgmine. Tere, söödik. Ja hüvasti, vana sõber. On lahkumine nii magusa valu. Aga see siin on märksa magusam. Kes see on? Tarkur, kus su prillid on? Vabandust, papa Smurf. Ma müüsin oma prillid just söödikule ära. Ühe selle vastu. Terekest, papa Smurf. Mis smurfid? No, söödik, ma olen pisut mures. Kõige nende maiustuste pärast. Peaksin vist ühte proovime, et veenduda, kas kõik on ikka korras. Ära selle õnge küll mine. Küsi temalt kogu tema pära. Vabanda, papa Smurf, aga selle eest peab maksma. Maksma? Jesver, nüüd on papa Smurf minu peale pahane. Ja mis siis? Ma aristan kogu see küla sinu oma ja temagi kuuletab sulle. Smurfid, on aeg meie kuldsed maiustused alla neelata. Jesver, küll see sai alles kähku otsa. Mida me siis nüüd teeme? Mina ei saa midagi teha, kõik mu tööriistad on söödiku käes. Ja kõik minu üllatused. Ja kõik minu kangid. Ja mu ainumas hernehirmutis. Mulle tuli mõte. Lähme ja ütleme söödikule, et meil on oma asju tagasi vaja. Küll ta meid mõistab. Näed siis, söödik, vana semu, et meil on üks suur probleem. Kui sa meile just meie asju tagasi ei anna. Jesver, Smurfid, kui te just niimoodi ütlete. Läbi kaup on juba tehtud. Vabandage, Smurfid, aga kaup on juba tehtud. Ma vihkan kaupu. Küllap siis kõik need asjad on sinu jaoks meist tähtsamad. Just nimelt, me pidasime sind sõbraks. Läki, Smurfid,
Jessake. Ei ole sul neid vaja. Nad on ükskõri luuserid. Sul on kõik, mida elul pakkuda on. Naudi seda. Eks ma üritan. Võib-olla ehitaks midagi osavnäpu tööriistadega. Nüüd oled küll üks kännukuningas, mis? Äkki saan ma jönni kangide abil tugevamaks. Lükkaga kõrgemale. Nii. Need, kui lihtsalt see käis. Mis sa üritad mind ära tappa või? Vabandust. Küll ma alles igatsen nende järele. Ma igatsen isegi porise ja porisemist. Ma arvasin, et nende smurfipall on sinu käes. Ongi. See on nännikäbi. Vaata, nendel pole palju asju vaja, et tore oleks. Ja smurf võtku, minul ka mitte. Kuulge, smurfid, võtke oma asjad tagasi. Oled segi või smurf? Enam mitte. Aga kõik need asjad on tervet varandust väärt. Minu sõbrad on minu varandus. Kao nüüd minema. Kuule, jäta järele. Söödik, mis lahti? Mis sa veid siin? Oo, papa smurf, sa vist ei usu seda, aga siin on üks punane smurfike, kes pidevalt käsib mul väga ahne olla. See kõik algas siis, kui ma selle imeliku puu leidsin ja esimese maiustuse sõin. Siin on Gargameli käsi mängus. Aga ma usun, et saan sellest näidusest jagu, kui edaspidigi lahke oled. No mida te ootate, smurfid? Tulge oma asjade järele. Aitäh, söödik. Kogu see lahkus mõjub mulle väga halvasti. Oi, söödik, me armastame sind väga. Sa olid maailma rikkaim smurf ja sa keerusid kõik metsa. Täielikult. Hurraa! Smurf võidab kõik halva. Söödik pole enam ahne. Ja nüüd peaksime Gargamelile tema helde kingi eest tasuma. Tee nüüd vähe rõõmsam nägu pähe, Gaji. Minu maagiline ahnuse seeme saab nendest vastikutest smurfidest lõplikult jagu. Tõesti? Nüüd on nad kindlasti iseenda ahnuse tõttu üksteise kõride kallal. Sa oled geenius, ema. Tean. Rahapuu. Aga kuidas see siia sai? Pane ruttu uks kinni. Oota, näed, kõikidel müntidel on minu pilt peal. Jäta järele. Tule jalamaid sisse. Ja see imeline lõhn. Jaa, imeline. See on minu. Ei, hoopis minu. Minu oma. Las neil olla oma raha. Mina olen ikkagi maailma rikkaim smurf. On selles tore smurfi pilt. Kõik mu väikesed smurfid lõikuse ajal ametis. Unekott! Mis? Juba tulen, papa smurf. Miks sina viljakoristusega ei aita? Ma küll kavatsesin seda teha, aga mind tabas jube smurfivalu ja mu selg valutas ja kõhus keeras ja nii. No, nüüd mil sa enda välja puhanud oled? Mine vett tooma! Ja, papa smurf. Mulle kuluks küll praegu üks lonks ära. Meilegi.
aga unekott ei toonudki vett. Ei toonudki. Ma vean kihleta põõnab jälle kuskil. Ja kui ma ta üles leian, näitan talle veel uut ja Smurfi. Sest kui keegi papa Smurfi narritab, ei pääse ta sellest karistuseta. Mine Smurfi metsast küttepuid. Jah, papa Smurf. Hea mõte, papa Smurf. Mina räägin ju alati, et logardite jaoks siin kohta pole ja söödik võib samuti aidata. Muudkui töö ja töö, muud me ei teegi. Pole mõtet viriseda, unekott. Papa Smurf ütleb, et me peame ühtse meeskonnana tegutsema. Pealegi pole töö veel kellegi konti murdnud, või mis? Vale! See teooria tuleb uuesti üle kontrollida. Mul on tööst kõrini. Ma tahaksin nüüd väikest uinakut teha. Ma tahaksin suurt korvitäit. Smurfikaid. Olen liiga väsinud, et süüa. See vahi, ideaalne pikutamiskoht. Väike puhkus ja asun kohe tööle tagasi. Unekott. Mis nüüd siis on? Kes sina selline oled? Mina olen Cicero ja sina sõbrak oled üle töötanud. Ära sa märgi. Sul on puhkust vaja ja mul on selle sobiv koht olemas. Pea hoogu, mis koht? Paradiis loomulikult. Seal pole ei tööd ega kohustusi ja keegi käsuta sind. Sulle meeldiks seal väga. No, unekott. Ma siis lähen sinna kohta, aga ainult natukeseks. See on juba õige jutt. Siit kaudu. Seal ta ongi. Unekott, kus sa olnud oled? Meil on vaja veel tööd teha. Tule nüüd. Kas nägid seda? Unekott smurfis otse läbi selle kose. Me peame ta ära päästma. Sina söödik, mine vaata, kuhu ta läks, kuni mina hoian küttepuudel silma peal. Mitte mingil juhul. Sinu järel, tarkur. Oota, arutame seda nagu Smurf Smurfiga. Oh sa. Oh sa. Nonii, tere tulemast paradiisi. Mina olen Pakkus, teie võõrustaja. Võite nautida siin kõike, mida tahate. Sa poiss, aitüma, härra Pakkus. Jaa, suur tänu. Aga me ei saa ju siia jääda. Meil on vaja küttepuid korjata ja... Küttepuid? Võta palju tahad. Papa Smurf ütles, et võõrastega ei tohi rääkida. Aga nüüd olete ju sõprade seas. Ja papa Smurf vihastab väga, kui... Ära ole selline tuju Smurfia. Täpselt nii, tarkur. Võta veidi vabamalt. Teie Smurfid muudkui lõbutsege, sest elu on lühike. Olen siin kõik voodid järele proovinud ja nüüd on uni täiesti ära läinud. Mulle ei mahu enam raasukestki sisse. Ja mul on igav. Mul ka. Minul ka. Minul ka. Ära Pakkus. Pakkus. Nii, mida ma teie heaks teha saaksin? Veel patju, veel koogikesi, rohkem põnevust. Meil on igav. Mul ka. Mul ka. Mängime õige ühte mängu. Kuidas oleks peida ja jahiga, boss? See on hea mäng. Mina küll sellist mängu ei tea. Oi, see on tõeliselt vahva. Teie peidate ära, mina ja Cicero jahime teid. Hakkame siis pihta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ideaalne. Siit ei leia ta meid kunagi. Ma loodan küll. Kogu see ringi jooksmine väsitas mu ära. 8, 9, 10. Me tuleme otsima. Nad tahavad põnevust. Eks nad siis saavadki seda. Kas näete need kuskil, boss? Ei, aga mulle tundub, et nad on umbes täpselt seal. Appi!
unekott. Ma kuulsin ainult kahte häält, boss. Minu oskused on vist rooste minemas. Unekott, aita meid. Kas te ükskord lõpetate selle nalja tegemise? Aita meid siit välja. Nii ei saa ma üldse magada. Kuidas te sinna üldse kukkusite? Ma ei tea. See lihtsalt juhtus kuidagi. No kindlasti. Tulge, otsime parem peidukoha. Üllatus. Mis asja? Kuhu nad kadusid? Ärge muretsege, boss. Nad peavad kuskil ligidal olema. Ja, ma arvan, et nad on seal. Siit ei leia nad meid ilmaski. Ettevaatust! Mis teil arus on? Meie seda ei teinud. See kuju liigutas. Kindel see. Ja mina liigun ka. Vaiksemasse peidukohta. Oota meid ka. Nüüd saan ma. Nad on jälle põgenenud. Ja mina hakkan vihaseks saama. Rahu, boss. Seekord teed nad kindlasti. Ja leiangi. Sest kus nad ka ennast ei peidaks, seekord saan ma nad kätte. Üles leidsin. Tulge, siit kaudu saab välja. See näeb küll ohtlik välja. See mäng on liiga kaugele läinud. Tule, Cicero. On aeg see smurfimäng lõpetada ja õhtusöögiks ettevalmistusi teha. Sul oli õigus, see koht ongi ohtlik. Ega see üdini paha küll olla ei saa. Siin lõhnab koduste toitude järele. Teade pakkuselt. Siin on tänane erimenüü. Nii et meil tuleb siis külalisi. Need oleme ju meie. Ja pakkus sobib sufleed smurfi moodi. Sufleed smurfi moodi. Ta räägibki meist. Kaame siit. Kuhu minek? Ei kuskile. Väga hea, sest nüüd on pidu läbi ja on vaja arve tasuda. Arve! Aga meie arvasime, et kõik on tasuta. Tasuta! Oh, teid ullikesi. Keegi peab ju mulle toitu valmistama, minu küttepuid lõhkuma ja minu aeda hooldama. Kas pole nii? Ja kuna teie olete kõige selle jaoks liiga väikesed, on teil võimalik vaid minu taldrikule sattuda. Ei! Ärge laske neil põgeneda. Just nii, boss. Teil ei õnnestu kunagi põgeneda, smurfid. Taevased väed, kuulake mind. Peatage smurfide pagemisindu. Laske mind lahti! Appi! Oodake mind! Arkur, söödik, oodake mind! Aidake! Laske mind välja! Unekott! Laske mind lahti! Unekott! Ei, ma palun! Mis? Unekott, me oleme sind igalt poolt otsinud. Papa Smurf käskis päikeseloojangu ajaks tagasi olla. Jaa, me oleme hiljaks jäänud. On mul alles hea meel teid näha? On või?
Saimegi hakkama smurfid. Valmistusime talveks smurfi kiiresti ja kõik andsid selleks oma panuse. Unekott, sa oled ainuke smurf, kes veel ärkvel on. Miks sina veel unemaale läinud pole? Ma juba käisin seal unemaal, papa Smurf, ja pole seal nii tore ühtigi.